Tere mu head sõbrad, kes te olete siin juba minu fännid nii-öelda ja neile, kes on uued tulijad ja kes te olete sattunud siia seda videot vaatama, siis on see teile. Tegu on ühe nii-öelda eralodumisega. Ma sain niivõrd tugevaid märke ja niivõrd tugevaid selliseid sõnumeid, et ma tundsin, et ma pean tegema selle video, see on suhtevideo, niimoodi, et ma panen selle pärast ülesse siia. Selle inimese käest on luba saadud. Ma ei maini siin mitte ühtegi nime. Loomulikult, muidu ma tavaliselt, kui ma teen eralodumisi, siis ma mainin. Aga see tuli niivõrd tugevasti siia sisse, et ma pean panema selle video ülesse. See tuli juba ennem ja ma mõtlesin, et ma teen selle video valmis ja siis ma vaatan edasi ja ma konsulteerisin selle inimesega. Ja seda kõik pärast seda video valmimist. Ma arvan, et siin on päris paljudele õpetuseks selliseid lauseid ja selliseid kaartide sõnumid, mis olid väga tugevad selle ladumise ajal ja ka kõik muu, mis nagu sellega kaasnes, oli väga tugev. Ja kuulake ja vaadake seda ja võib-olla teil on siit midagi õppida ja midagi näha natukene laiemat pilti. Mul kukkus üks kaart praegu maha. Ma hakkan tegema nagu seda ladumist ja vaatame, mis sellest siis nagu välja tuleb. Ühesõnaga nii, et ma olen ennem selle naisterahvaga, ta on naisterahvas, ja olen siis rääkinud ka natukene pikemalt, et sellepärast ma nüüd nagu enam-vähem aiman, mis siit tuleb. Ja vaatame siis. Ühesõnaga, ja ma ütlen veel kord, et see on siin tegu siis lihtsalt ühele konkreetsele inimesele mõeldud ladumisega, aga mul tekkis väga suur vajadus seda teile siia üles panna ja luba ende inimeste poolt on olemas. Kukkus mul välja, kui ma hakkasin seda videot tegema, siis selline kaart. See on mõõkade 4. Ja kuna see on puhtalt suhteladumine, siis on see tegelikult antud kontekstis tegelikult väga kaart. See naine tahab peita ennast ära kuskile sügavustesse. Ta tahab võtta selle südame kaasa, mis on ilmselgelt murtud. Ja ta seda on ka teinud. Aga miks ta seda nüüd on teinud ja miks ta on sinnani jõudnud, seda me hakkame nüüd vaatama. Mis energiates on see naine selles suhtes? Ma ütlen seda, et tegu on tegelikult 2 inimesega, kellel ei ole teisi ega muid suhteid antud hetkel. Need inimesed on, kui võib öelda, siis vabad ja vallalised. Ja kuhu võib jõuda võib-olla otsustamatus või mingi, ma isegi ei oska seda nimetada, sellepärast, et vaatame siis, mis saab siit edasi. Milline on naise seisukoht selles suhtes? Väga palju sauasi. Siin on väga palju sauasi, siin on väga palju kirge. Siin ongi kõik sauad. Kõik tulid sauad, ühesõnaga need põlevad sauad. Selles on meeletult kirge, vastastikust tõmmet. Need 2 inimest sõna otseses mõttes tõmbuvad üksteise poole. Neil on mingi väga valus ühte moodi nagu minevik, mitte ühine minevik, neil ei ole ühist minevikku. Siin on ühesõnaga, need on saanud läbi kire kõrvetada, sest liigne kirg ei ole ka nüüd nagu kõige parem.
aga siin on seda kirge ja praegu käivad meeletud võitlused, soovitakse, mõlemad väga soovivad, aga see naine vaatab tegelikult juba hoopis teiste vete poole, teiste kallaste poole. Need sauad küll põlevad siin, aga ta on teinud mingisuguse vahe eesmärgi ja ta on otsustanud tegelikult praegu hetkel sealt ära minna. Ta on pidanud sellepärast väga suuri võitlusi iseendaga, enda mõtetega, enda tunnetega, enda kirega. On oldud koos, on tähistatud ja tegelikult need võitlused ei ole võib-olla päris nagu sellised, et siin ei ole nüüd kõik nii, et peaks kogu aeg võitlema. Hästi palju kirge, kõik põlevad, need sauad põlevad, need on tõesti mingid. Te olete saanud tuttavaks ilmselt kuskilt ka kas mingi sünnipäeva või mingi peo käigus või sõprade või tuttavate või mingi tähistamise käigus te olete nagu teineteist nagu vaadanud või märganud. Milline on mehe nagu seisukoht selles suhtes? Aga hästi palju kirge on siin, naise poolt on siin küll hästi palju kirge. Siin ei olegi nagu praegu mitte midagi muud kui ainult mehe poolt on päike, täiesti päiksena, te olete tema päike. Samas on kõhklused, kahtlused, karikate kuninganna. Surm, transformatsioon. Läbi teie või läbi sinu, ühesõnaga on see mees läinud täielikku transformatsiooni, täielikku uuendusse. Issand, kui palju siin oleks potentsiaali tegelikult, ma praegu ütlen selle peale, te olete täiesti päike, see mees, mehel on väga suured tunded nagu selle naise vastu, kuigi tal on ka kõhklusi ja kahtlusi, siis ta peidab ennast vahest ära ja see mees on praegu transformatsioonis ja ma ütleksin praegu võib-olla niimoodi, et ei ole võib-olla sul kõige õigem koht või kõige õigem aeg praegu nagu midagi nagu torkida või edasi torkida või teha mingisuguseid põhja panevaid otsuseid, sest tunded on seal mehe poolt täiesti olemas, on väga suured tunded, on päike, ta loodab sellest suhtest, ta kohutavalt kardab tegelikult ühesõnaga, aga ta loodab sellest suhtest saada sellist, et see suhe põletaks nagu päike, kõrvetaks ära kõik tema valu, mis on olnud. Sina näed selles suhtes meeletut kirge, tema näeb ka natukene rohkemat. Aga see mees on praegu silmnähtavalt on täiesti täielikus transformatsioonis ja kuidas ta sealt nüüd välja tuleb, ühesõnaga seda me praegu ei tea, sest aga kui on inimene saadetud transformatsiooni, siis on see nüüd niimoodi, et siis transformatsioonid tavaliselt lõpevad ikkagi heaga. Mida soovib see naine sellelt suhtelt? Mida soovid siis nagu sina? Sa soovid sealt ära minna. Sa oled väsinud sellest. Torn. Sa soovidki torni. Sa ei julge nagu ise lõpetada. Mingid kirjavahetused, mingid sõnumid tulevad ja sauad, kirg. Sina nagu tundud, et soovitsid nagu seda kirge. Sa oled teinud otsuse sellest suhtest ära minna või sellest asjandusest siit ära minna.
ja samas sa nagu, sa tahad vabaneda, sa tahad sellest vabaneda, sa oled väsinud ootamast. Sa oled täielikult väsinud ootamast, aga sa ei ole suutnud nagu iseendale seda otsust teha, sa ootad seda, et universum või saatus teeb selle torni, mis lööb kõik puhtaks. Ja et see asi, siis et kas see on siis nüüd lõpp või siis hakkab kõik otsast pihta. Sa tahad kirge, sa tahad tunduvalt rohkem kirge kui midagi muud. Aga praegu tundub, et on kirg, muidugi meeletu vastastikune tõmme on, see on ikka väga meeletu, mis on. Ja tuleb mingisugune, poisid on alati ühesõnaga tähistavad kommunikatsioone ja siit nüüd tuleb ühesõnaga, et mingid lambid hakkavad nüüd põlema. Kui teil praegu ei ole nüüd antud hetkel mingit kommunikatsiooni või mingit suhtlust oma vahel, siis päris lähitulevikus tuleb. Mida soovib siis nagu see mees sellest suhtest? Mida soovib see meesterahvas? Tegelikult soovib uusi algusi, soovib, et asjad hakkaksid väga kiiresti liikuma, soovib võitu. Ja peaaegu kõik kuningannad on väljas, peaaegu kõik mastid on väljas ühesõnaga niimoodi, et ta soovib ikkagi, et te saaksite temale selleks kuningannaks. Ja ta loodab, et tuleb võit, tähistamine, uued algused. Tegelikult väga palju kardab, aga ta on selle mootorratta poole teel juba ja ta hakkab sinna peale hüppama. Sellepärast, et siin tundub, et on väga palju haiget saanud oma eelnevas suhtes nii sina kui ka tema. Ja ta on otsustanud tegelikult ikkagi mingisuguse vaheetapi ära lõpetada ja ta tegelikult väga soovib seda suhet, kuigi sina oled otsustanud sealt lahkuda. Sellepärast, et ja miks sa oled otsustanud lahkuda? Sa oled otsustanud lahkuda sellepärast, et sa oled väsinud olemast ootesaalides. Ja mul on meeles üks selline lause, et kui sa ehitad maja õnnele, siis kõige suurema ruumi pead sa ehitama ootesaalile. Et sul oleks seal aega nagu ringi vaadata ja oleks sul ruumi seal ringi vaadata. Aga sina oled sellest praegu hetkel väsinud. Ja sinu jaoks sa oled jõudnud sellisesse punkti, et sa ei taha enam seal ootesaalis olla. Ja kuigi sa tead tegelikult, mida ta tunneb, sa aimad seda, te ei ole sellest rääkinud. Ja sa aimad seda, mida ta tunneb ja mida ta tahab ja see on ju kaartide pealt näha ju, mida tema tegelikult tahab, aga millegipärast ta passib kuskil, nii et ta on võtnud selle jooksu asendi sisse, aga ta tegelikult ikkagi passib ja sina oled otsustanud tegelikult sealt ootesaalist lahkuda. Et sind ei rahulda nagu sinu jaoks on olnud nagu see aeg piisav, kust peaks nagu minema kuskile järgmisele tasandile edasi. Ja kuna, sa ütlesid mulle, eks ole, et te tegelikult olete mõlemad vabad ja vallalised, siis sa mõtled siin ilmselt ise täpselt samamoodi, et aitab nagu seal ootesaalis olemisest, eks ole, et midagi peab nüüd edasi minema ja kui asi seisab, siis tegelikult see asi võib minna tagasi. Mida ma veel paneksin ühesõnaga, kuidas ma sulle nüüd siin siis edasi, kuidas me läheneme nende kaartidega nüüd edasi sellele suhtele? Mida see mees võtab ette lähiajal? Päris lähiajal, sellepärast, et tundub, et sina ikka tahad siit ikka nii väga plekku panna. Nii, mida see mees võtab ette lähiajal sinu ja tema suhtes? Armastajad.
ta tohutult mõtleb teie peale või noh, sinu peale, eks ole, ta tohutult mõtleb, ta on täiesti endast välja viidud, ta tunneb tegelikult väga suurt armastust sinu vastu, aga ta ei julge neid tundeid tunda. Ta kardab seda tunnet, sest ikka see valusalt minevikust on ikka nii valus, et isegi see armastus sinu vastu paneb teda silmad kinni siduma ja need nöörid sinna ümber, mis tegelikult ei ole üldse, et noh, et alati saab ju selle, käed on ju lahti, eks ole, löö käed laiali, löö need nöörid ümbert ära, võta see mask eest ära ja vaata ja talle teeb see armastus haiget. Tal on teinud kunagi armastus haiget teistpidises situatsioonis. Ta on kunagi väga kedagi armastanud ja nüüd ta armastab sind aga ta ei julge seda armastust tunda, sest ta kardab saada kardab saada haiget. Nii, vaatame edasi. Temas on tegelikult jõud. Tema lootus ei ole kustunud ja ta otsib tegelikult viise praegu, kuidas minna sinuga edasi ja oma otsused teha. Tuleb mingi kommunikatsioon väga lähiajal, tuleb ja ta hakkab, et noh, et kuna sa ütlesid mulle, eks ole, et te kirjutate, tegelikult põhiliselt kirjutate, et see on nagu niisugune internetisuhe rohkem nagu, mis ei ole tegelikult, ma ütlen nagu vaatajatele, et see ei ole internetist leitud suhe, aga praegu suheldakse siis nagu internetis ja siin hakkab nagu reaalselt sellel suhte teemal hakkab suhtlus toimuma, et kuna te praegu olete võib-olla jah, nagu natukene teisi teemasid siin arutanud ja rääkinud ja ikka see, et aga hakkate rääkima ka tegelikult väga-väga lähitulevikus, noh, see on isegi siin võib-olla päevade küsimus, hakata rääkima ka tegelikult sellest, millest nagu peab rääkima. Mul on ühesõnaga väga selline keeruline näide oma väga lähedalt seisva inimese kohta, et seal oli enam-vähem nagu samasugune situatsioon, et noh, sellepärast ma räägin sulle nagu seda, et olid kaks inimest ja tegelikult noh, olid ka nagu vabad ja seal oli nagu selline aktiivsem pool, oli nagu see naisterahvas, et tema nagu noh, läks nagu jõulisemalt peale ja siis seal oli ka niimoodi, et see mees nagu ei võtnud vedu. Noh, tegelikult oli ju näha, et seal olid ju tegelikult ka ikkagi mingid tunded ja midagi nagu oli, aga mees lihtsalt ei julgenud. Ilmselt ei julgenud. Ja siis ma ütlesin ühesõnaga nagu sellele oma väga heale tuttavale niimoodi, et mine oma eluga edasi. Et nii nagu sina oled siin praegu ka tegelikult otsustanud, et sa lähed sellest suhtest nagu ära, sest see, kus maal see praegu on, noh, see ilmselgelt sind ei rahulda enam. Ja siis, et nagu jäta, et mine nagu oma eluga edasi ja sellepärast, et ja võta kaasa see lause või see mõte, et tegelikult sina üritasid, sina tahtsid, sina tegid selleks kõik, et sealt midagi läheks edasi. Ja see mees lihtsalt ei võtnud seda vastu. Ja tänaseks hetkeks ongi niimoodi, et, noh, et loomulikult need kaks inimest ei ole enam koos. Ja ega nad koos ei olnudki, hästi sarnane sinu suhtega või siin praegu niimoodi ja see naine lihtsalt läks edasi ja läks edasi sellepärast ja ta ütleski ühesõnaga, see oli tohutult raske jätta seda maha ja jätta maha neid tundeid ja kõike seda, aga lihtsalt, et ta tegi selleks kõik, et see asi läheks edasi, aga see ei läinud. Ja tänaseks päevaks on sellel naisterahval on uus suhe, aga ta meenutab ikka seda meest veel väga noh, nagu minuga ja oma teiste sõbrannadega, aga tal on väga ilus uus selline suhe ja niimoodi, et vähemalt, et ta tegi ja ta hästi rõhutab tegelikult ka seda, et ma tegin ju kõik, aga kui inimene ikkagi sealt vastaspoolest ei võta vedu, siis noh, mis seal siis ikka saab, eks ole, et siis viskame oma need maskid ja viskame oma need köied ja mõõgad maha ja lähme elus lihtsalt edasi, et siis vähemalt ei jäänud mitte midagi nagu sinu poolt tegemata, eks ole.
Nii, aga mingisugused suhtlused hakkavad teil väga aktiivselt tegelikult ikkagi toimuma ja kuna sa ütlesid, et te olete rääkinud väga ühes konkreetses nagu mallis niimoodi, siis hakkavad edasi tulema ka miskid muud. Vaatame nüüd, kuna me vaatasime sealt eespoolt, et kuidas sina tegelikult nagu ikkagi soovid nagu oma sellistes kõige sügavamates südamesoppidest, kuidas see edasi läheb. Muidugi sa soovid ju, sa soovid ju ikka, et soovid temaga kooselu, soovid temaga perekonda, lapsi, sa oled sellises eas, eks ole, et sa saad veel sünnitada, nagu sa mulle ütlesid, ja siis soovid ka temaga lapsi saada. Ja siis ja saatuse ratas, nii et tead, ma ausalt öeldes ma ütlen sulle niimoodi, et see on saatuse poolt määratud suhe, sest kui tuleb ka armastajad, siis on jah niimoodi kõhkled, loomulikult ühesõnaga, et sul on kõhklused ja kahklused, aga tegelikult sa tahad seda suhet, tegelikult sa tahad väga seda suhet ja sa püüad praegu tegelikult seda väga nagu kuskile alla peita ja alla suruda, aga sul ei õnnestu see, näed, tahad lapsi ka saada, nii nagu ma siin ees ütlesin, eks ole, ja rasedus ja uus algus ja kõik. Tead mida, ma soovitan sul praegu lihtsalt niimoodi, et võta ja oota natukene. Võta see aeg maha, nagu sa ütlesid, et sa lähed varsti vist kuskile ühesõnaga mingi väljasõit toimub, eks ole, et ma ei mäleta nüüd midagi, välismaale sa vist kuskile ei läinud, aga kuskile siia lähedale ühesõnaga, et võta see aeg maha ja ära tee praegu lõplikuid otsuseid. Ära tee sellepärast, et see on ikkagi väga ilus, mis siin nagu on ühesõnaga, et kõik need uued algused ja see rosedus ja perekond ja mina näen siin küll kõike seda ühesõnaga. Ja sest see mees ikka tõesti väga armastab sind. Ta ikka ta meeletult kannatab tegelikult selle armastuse pärast ka praegu. Nii nagu tema on kunagi kannatanud, sina oled väga kannatanud oma eelnevas suhtes ühesõnaga ja siin on ikka, sa oled ikka tõeline naine tema jaoks, tõeline naine, et ta ei näegi absoluutselt rohkem mitte midagi muud kui sind ja sinuga seotust ja sina ise täpselt samamoodi tegelikult. Vaata ka sellele tegelikult julgelt otsa, mida sina tegelikult tahad. Sa tahad ära minna siit, aga sa tahad ära minna nagu, ma saan aru tegelikult, miks sa tahad siit ära minna. Aga aga saatus natukene pakub sulle midagi muud. Ma ei näe siin ühtegi teist meest. Mitte ühtegi teist meest ei ole siin. Siin ei ole isikukaarte peale selle inimese, mitte kuskil. Sest kui need oleksid, siis need tuleksid kuskilt välja. Mingid saladused nagu tegelikult ikkagi veel on, aga sa oled ise ka väga intuitiivne, väga võib-olla tegeled ka kaartidega. Ja ka mingid saladused veel kuskil on siin varjatud, aga see on väga vähest aega ja ühesõnaga siin on kõik on nagu, see on nagu ette määratud ja nii palju ässasi, kuningannad on kõik välja tulnud, ässad, uued algused, 10 trümpf, eks ole, ühesõnaga müntide 10, kodu, lapsed, armastajad, ma ei tea, vaata ühesõnaga, nii et mõtle, kuula minu seda kaardi panemist ja kuula veel kord ja kuula veel 3. kord ja 4. kord, eks ole, ühesõnaga. Ja siis vaata. Nii, ma panen nüüd lõpetuseks ühesõnaga siia nüüd selle, mida peainglid aarad tahavad öelda. Jälle saatuse ratas. Uued algused, enam ei ole vaja oodata. Suunamuutus, mis toob õnne. Suur arkaan ja kordub. See oli sul siin ka. Ära mine sellest suhtest ära. Ära mine sellest ära ja võta aeg lihtsalt praegu maha ja kuu ja siin on omad varjupooled ja see kuu tuleb lihtsalt praegu sellest
sinu nendest kõhklustest ja kahtlustest, aga võimalus oma plaane täiustada. Täpsete juhiste saamiseks kuula oma intuitsiooni, sul tuli ülempreest rinnaga siin, sul on see intuitsioon, kuula oma südame häält, seisa oma hirmudele vastu ja saa tugevamaks. Sa oled tegelikult juba tugev, aga kardad sina ka ja kardab tema. Ja niimoodi, et ma ei tea, miks pärast te kardate nii kohutavalt. Tegelikult te armastate mõlemad üksteist juba ja ma ei tea, mida siin passida ja oodata siis on. Ja näed jälle. Nüüd tuli karikate 10. Armastus ja õnnistused täidavad su elu, harmoonilised suhted pereliikmetega, õnnelik lõpp. Sorry, ma ei pane rohkem sulle. Ma ei pane edasi mitte midagi, sellepärast, et see kõik, mis siin on, räägib iseenda eest. Ja kuna sa andsid loa mul see ladumine üles panna, võib-olla nüüd, sest mul oli siin, nüüd kui see ladumine on lõppenud, ühesõnaga, nüüd ma sain aru, miks pärast ma sain nii palju märke, et ma pean selle näidisladumisena siia üles panema. Sellepärast, et siin oli inimesed, pagan, kui te tunnete, et te armastate ja kui te tunnete, et olete mõlemad ja vabad ja vallalised, mis asjagi siis, kas te hakkate siis kordama nüüd seda asja, et miks draakonid välja surid või? Te teate ju seda nalja, et see on nii loll nali, et ma ei too seda nalja tänagu siia ühe sõnaga selleks lõpetuseks, aga teate, kui te ei proovi, siis me ei saagi teada. Ja kui ei tule midagi, siit tuleb ju, eks ole. Ja kui ei tule midagi, siis siis ei tule, siis lähme edasi, korjame oma kompsud kokku, lähme edasi, aga me oleme vähemalt proovinud. Ja siis me teame kindlalt konkreetselt, et vaat siit ei tule, lähme edasi ja siit tuli imeline asi. Tšau sulle, ole tubli ja kirjuta, kui sul jäi või midagi arusaamatuks. Ja see oli siis nagu isiklik ladumine siin ühele naisterahvale. Need ei ole ka enam kaugeltki mitte esimeses nooruses. Ja ma sain loa see siia üles panna. Kui te soovite eraladumisi, siis kirjutage mulle. Mu meiliaadress on siin selle video all ja ma arvan, et teil on siit videost üht-teist õppida, kui te satute seda vaatama. Ja samas on tegu ka ajatu videoga, ükskõik millisel ajal hetkel te seda näete, siis teil on siit midagi võtta. Olge tublid, nautige kevadet, nautige armastust, nautige oma suhteid ja nautige ka seda ootusaega. Mõnusad olete. Tšau!